Tere, kallid sõbrad! Tänane saade on pühendatud Eesti taasiseseisvumispäevale. 31 aastat tagasi, 20. augustil 1991. aastal võttis Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. Nii taastati riik, mis oli välja kuulutatud 24. veebruaril 1918. aastal. Oleme külas advokaadibüroo Lause partnerid vandeadvokaadil Raivo Lausil, kes on edukalt aidanud luua Eesti õigusruumi alates Eesti taasiseseisvumise esimestest päevadest kuni tänaseni välja. Raivo, sa oled olnud protsesside juures alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest ja aidanud meie riiki üles ehitada. Kuidas sa kirjeldad Eesti Vabariigi arengut läbi advokaadi silmade? Mis puudutab advokaaditööd, ma võin kinnitada, et meie töö on väga laiaulatuslik. See algab alates kodanike ja isikute vaidluste lahendamisest, nende nõustamisest kuni keerukate majandusprotsesside õigusliku reguleerimiseni. Oleneb muidugi advokaadist, millist töömahtud endale valib ja millised võimalused tal elus tekivad. Peale Eesti taasiseseisvumist mina otsustasin spetsialiseeruda tsiviilmajandus- ja haldusasjadele, välja arvatud mõned keerukad, maksunduslikud ja konkurentsiõigus puudutavad kriminaalasjad. Iga aasta on olnud väga huvitav. Iga tööpäev on olnud väga huvitav. Praktiliselt kord nädalas juhtub midagi sellist, mida ma ei võinud ette kujutada eelmine nädal. Minu parim päev on esmaspäev, kui töönädal algab ja mul on natukene kurb, kui reede nii kiiresti kätte jõuab. Ja nii on olnud kõik need 30 aastat. Palun, kas sa kirjeldaksid ka mõningaid juhtumeid? No, kõige huvitavam aeg oli ülemineku aeg, kui Eesti valitsus otsustas lahkuda Nõukogude Liidust ja võttis tarvitusele jõulisi samme selleks, siis Moskvas otsustati Eestit karistada omal viisil ehk keerati kinni kütusekraanid. Lootus oli selline, et Eesti katlamajad jäävad ilma masuudita, Tallinna suurlinnaosad, Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe olid masuudiküttel. Ehk kui talvel 1991 vastu 1992 oleks tulnud külm talv, siis nähtavasti loodeti stsenaariumile, kus inimesed tulevad tänavatele ja hakkavad nõudma taas ühinemist sõbraliku Nõukogude Liidu rahvaste perega. Seda ei juhtunud õnneks. Eesti valitsus oli äärmiselt kiire, aktiivne. Lepiti kokku Soome valitsusega, et Eestile annab Soome riigiettevõtte Neste masuudilaenu. Siis selgus, et kogu Nõukogude Liidu majandus oli suunatud ekspordile. Ehk teiste sõnadega ka meil ei olnud ühtegi sadamat, kes suudab võtta vastu kütuseid. Õnneks tuli meile appi Rootsi tuntud ärimees Nils Väärgoden, kes oli ka minu klient, kes kutsus Rootsist inseneri, kes oma meeskonnaga projekteeris Koplis asuvasse sadamasse nafta vastuvõtmise seadmed. Minule jäi ülesanne sõlmida lepingud, sealhulgas ehituslepingud ja rahvusvahelised seadmete sisseostulepingud. Need läksid kiiresti, kuid see bürokraatlik pool oli see, mis meil tegi muret. Võin kinnitada, et Tallinna linn ja valitsus töötasid käsi käes ja me saime sellest üle. Seadmed said õigeaegselt tarnitud, üles ehitatud, sadam läks õigeaegselt käiku ja eestlased ja kogu Eestimaa rahvas võttis talve vastu soojades tubades. Mind õpetas see, et rasketel hetkedel tuleb tegutseda kiiresti ja üheskoos ja siis tuleb edu. Edaspidi sellest masuudilaenust tekkis väga huvitav protsess, mis kestis aastaid. Nimelt valitsus oli otsustanud, et
riigiettevõtte Eesti Kütus peab tagasi maksma masuudi. Ta ei olnud saanud masuudi müügist ühtegi penni, tal puudusid vastavad vahendid ja laenu masuudi sisseostuks andis Tartu Kommertspank. Masuudi hange Eestisse hilines ja Tartu Kommertspank esitas nõuded Eesti Kütuse kui garandi vastu ja esimene nõue, mis kohtusse tuli, oli suurusjärgus üle 100 miljoni Eesti krooni. Toona seadus ei piiranud krediidiasutusi lepingute sõlmimisel selliselt, et tegelikult antud lepingus lubati nõuda põhinõuet, sellele intressiviivist ja järgmise summale arvestati jällegi intressiviivist. Protsess oli täiesti absurdne, kui paari aasta pärast see summa oli suurenenud juba üle miljardi Eesti krooni. Mina kohtus tõestasin, et Eesti Kütus ei ole pankrotis, mis oli praktiliselt võimatu, sest miljardit ei olnud ühelgi Eesti ettevõttel, veel vähem Eesti Kütusel, kuid abiks tuli meile uue investeeringu kaasamine Eesti Kütusesse. Idee mõte oli selles, et ümber ehitada Eesti Kütusele kuuluv Maardu terminal ja ühendada see 6,5 kilomeetri pikkuse torujuhtmega, mis võimaldas pumbata naftasaadusi otse Muuga sadamas asuvatele tankeritele. Üks minu klient soovitas pöörduda Ameerikas tegutseva suur naftakontserni poole, Coastal Corporation. Ma sain eelnevad kokkulepped, et nad on nõus meid vastu võtma. Valmistasin ette ühe koostöölepingu, mis tollel ajal oli ülipikk, täna see ei ole nii enam, 64 lehekülge. Ja me lendasime koos Eesti Kütuse peadirektori Toomas Saksaga Houstonisse, Coastal Corporationi peakontorisse Texases. Lepingut loeti rida-realt ja iga juhatuse liige pidi andma oma seisukoha. Asi lõppes sellega, et ameeriklased kirjutasid lepingu alla ja investeeringu suurus oli 35 miljonit USA dollarit. Eesti kroonides oli määratu summa. Vahepeal Eesti valitsus otsustas, et Eesti Kütus tuleb erastada. Coastal Corporation koos oma Hollandi partneriga tulid erastamisprotsessi ja nad ostsid välja Maardu terminali. Minuga sõlmiti õigusabileping ja järgmised 20 aastat oli äärmiselt huvitav, kuidas toimus ühe terminali väljaehitamine. Kuna terminali oli ühendatud 6,5 kilomeetri ulatuses torujuhtmega Muuga sadamaga, siis tuli läbida praktiliselt kogu asjaõigusseadus, et seda õiguslikult vormistada, rääkimata hoonestusõiguse ja muude lepingutest. Kas sa oled kokku puutunud ka jaemüügi õigusnõustamisega? Jah, minu klientideks on olnud hulk jaekette, sealhulgas kütusekette ja kaubanduskette. Üks huvitav seik oli, kui ma töötasin Statoilile välja kliendikaardi lepingute süsteemi. Ma pidin seejuures ka formuleerima iga plastikkaardile kantava tekstiredaktsiooni. Töö Statoiliga õpetas mulle skandinaavialikku asja ajamist ja ma olen väga tänulik Statoilile, sest need teadmised olid mulle väga tänuväärsed, kui ma hakkasin tööle Norra Wilhelmsen grupiga. Nimelt nad olid Baltikumi suurimad investeerijad hotellimajandusse. Norrakad eriti kiitsid Eesti õigussüsteemi kindlust ja selgust. Ja hiljem, kui ma töötasin teiste jaekaubandusettevõtete kettidega, siis nende omanikud ja juhtkonnad kinnitasid sama. Kuidas arenes Eesti energeetika läbi õigusliku prisma? Ma teenindasin aastaid Eesti Energiat. Ühel päeval otsustati Eesti Energia kui monopol lõhkuda. Selleks kutsuti Eesti Energia peadirektor Uudo Lehtse koos minuga ministri vastuvõtule ja paluti ette valmistada Eesti Energia restruktureerimine. Minul tuli vormistada vastav dokumentatsioon. Restruktureerimise käigus otsustati ühendada Eesti Energiale kuuluv soojamajandus Tallinna linnale kuuluva linnasoojusega. Ja see oli väga huvitav protsess, sellepärast, et keegi ei olnud varem ühendanud kohaliku omavalitsuse vara riigi varaga. Ma vormistasin ettevõtte asutava dokumendid ja ettevõtte kapital oli 718 miljonit krooni. See oli suurim, mis tollel ajal oli minule teada.
Hiljem olin Tallinna Soojuse advokaat kuni tema erastamiseni. Raivo, kas võiksid mõne sõna rääkida ka investeeringute kaasamisest? Praktiliselt kogu elu ma olen tegelenud investeeringute kaasamisega erinevatesse äriühingutesse. Parim investeeringu kaasamise viis on leida partner, kes investeerib sinu ärisse või viiakse läbi mergering ehk ühinemine, mis annab suure turueelise. Tänapäeval kõige moodsam viis on korraldada IPO-sid ehk kaasata rahalised vahendid läbi börsi. Ettevõte tuleb viia börsile. Õnneks mul on olnud võimalus osaleda ettevõtete viimisega rahvusvahelistele börsidele. Ühel juhul me viisime Luksemburgi ettevõtte Londoni börsile koostöös maailma ühe juhtiva panga Goldman Sachsiga. Samuti mul on olnud võimalus viia rahvusvaheline ettevõte Londoni alternatiivbörsile aastal 2014. Mõlemad IPO-d olid edukad. Me töötasime koostöös maailma juhtivate advokaadibüroodega. Ma tean, et sa, Raivo, oled kokku puutunud ka palju põnevaga finantsmaailmas. Ma olen Eestis asutanud kui advokaat 2 panka. Raepank, Eesti Ühispank, mis täna on SEB Pank. Olen praktiliselt nullist teenindanud Tallinna Äripanka, tänane TBB Pank. Kui Hypovereinsbank töötas Eestis, Saksa pank, siis olin nende ainuadvokaat Eestis. Pankade asutamine ja käikulaskmine on äärmiselt põnev, kuid samas raske juriidiline töö. Tuleb vormistada kõik vajalikud dokumendid. Ühel aastal pöördus minu poole Euroopa suurpank BNP Paribas. Nimelt nende Šveitsis asuv tütarpank oli välja andnud laenusid Eestis registreeritud ettevõttele. Nad olid erinevatel aegadel välja andnud kaubalaenusid ja üks laen oli antud Eestis asuva peakontori ehitamiseks. Erinevad lepingud olid vormistatud Prantsuse ja Šveitsi seaduste järgi. Võttes arvesse, et kontoriost puudutas kinnisvara, siis tuli rakendada asukohamaa Eesti seadust. Selleks nad minu juurde pöördusid. Ma andsin põhjaliku hinnangu ja ma tegin ettepaneku erinevad lepingud vormistada üheks lepinguks, allutada see leping Eesti seadustele ja vaidluste läbivaatamise kohana märkida Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus. Prantsuse ja Šveitsi pankurid ei teadnud, mis on arbitraažikohus Tallinnas, milleks tuli teha eraldi memorandum. Nad nõustusid ja sellega oli nagu minu töö läbi, kuid 1 aasta hiljem nad pöördusid minu poole, ütlesid, et näed, klient on võlgu, sina tegid lepingud, tuleb kohtusse minna ja kindlasti sa võidad. Tagasi maksmata laenu suurus oli üle $5 miljoni ja vastutus oli mul eriliselt ränk. Mul tuli esitada hagi arbitraažikohtusse ja seal sai jällegi proovitud Eesti õigussüsteemi paindlikkust ja põhjalikkust. Mul õnnestus protsessi käigus arestida laosolev kaup ja hiljem ka võita protsess. See oli hea märk rahvusvahelisele pangandusele, et Eesti seadus on kindel, töötab operatiivselt ja on võimalik asju lahendada ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus. Tavapäraselt lepingutesse kantakse arbitraaživaidluste lahendamise kohaks Stockholm, London, Pariis, Genf, kus ma olen ka erinevates arbitraažikohtutes esinenud. Ja ma võin kinnitada, et need on protsessid, mis on äärmiselt kulukad pooltele. Nad kestavad pikka aega
ja otsuste täitmine on keerukas. Meie arbitraaži eeliseks on odavamad hinnad ja kiirem läbivaatamine ja seaduse õiguskindlus. Ma võin seda kinnitada kui ka arbitraaži kohtunik mitmetes asjades. Näiteks sellel nädalal, esmaspäeval, tuli mul järjekordne teade Šveitsi arbitraaži kohtust, kus läbivaatamisel on protsess suurusjärgus 5 miljonit eurot ja arbitraaži kulud on 300 000 euri. Lisaks kõigele muule oled sa ju osalenud ka ühes meelelahutusprojektis ja üldse mitte väikeses. See on tõsi. Ma olin Eurovisioon 2002 peaadvokat. Eesti Televisioon ja Euroopa Ringhäälingute Liit andsid meile õiguse olla eksklusiivsed õigusnõustajad Eurovisiooni ajal. See tähendas 11 kuud vahet pidamata tööd. Kui Eurovisioon sai läbi, siis ma lõin oma partneri, vandeadvokaat Janek Väliga kokku töö tulemused ja Janek arvutas, et me olime oma meeskonnaga teinud selle aja jooksul üle 1000 õigusdokumendi. Euroopa Ringhäälingute Liidul oli tähtis, et tagatakse täielik autoriõigus kõigele, mis oli seotud Eurovisiooniga. Me saime sellega edukalt hakkama. Peale Eurovisiooni läbiviimist pöördus minu poole Euroopa Ringhäälingute Liidu esindaja ja tänas meid eriti hea töö eest seetõttu, et meie Eurovisioonist ei olnud tekkinud mitte ühtegi kohtuvaidlust. Dokumendid, mis me ette valmistasime, olid nii korrektsed ja läbirääkimised nii põhjalikud, et ühelgi Eurovisiooni osalejal ei olnud vajadust ega võimalust pöörduda kohtusse. Eesti on ju teada-tuntud kui juhtiv e-riik ja ma tean, et sul on ka teatav seos Andorraga. Ole hea, räägi meile palun ka sellest lähemalt. Tõesti, Eesti on üks maailma juhtivaid e-riike ja meie teenused on kõige pikaajalisemad ja kõige laiaulatuslikumad maailmas. Ma usun sellesse. Me sõlmisime õigusabilepingu Andorra riigiga. Andorra riigidelegatsioon käis Eestis. E-riigi sisseviimine eeldab ka muudatusi seadusandluses. Me kõik näeme, kuidas parlamendis seaduse läbiviimine on raske, mõnikord ka ränkraske. Sama toimub ka Andorras. See näitab, kui kõrgelt hinnatakse meie teadmisi rahvusvahelisel tasemel. Protsess on pikk ja Andorra viimine e-riiki toimub aastate pärast. Kuidas avaldub e-riik näiteks kohtusüsteemis? E-riik on tõeliselt edukas ka kohtus. Eesti oli üks esimesi, kes viis sisse kohtus e-toimikusüsteemi. See tähendab, et praktiliselt kohtusse tuleb esitada kõik dokumendid digitaalselt, välja arvatud, kui seda teeb kodanik tänavalt. Ja asja ajamine on absoluutselt digitaalselt kajastatav. Pole siis ime, et Eesti asub äsja avaldatud õigusemõistmise edetabelis Justice Scoreboard 2020 Euroopa riikide esikolmikus. Raivo, sa oled nõustanud ka Eesti valitsust ja ministeeriume. Kuidas sellega täpsemalt on? Jah, me oleme aastaid nõustanud Eesti ministeeriume, sealhulgas ka valitsust, kuid elu on viinud mind ka protsessi valitsuse vastu. Üks huvitavamaid töid oli, kui oli vaja viia Tallinna Sadam üle uuele majanduslikule alusele. Meil tuli uurida, kuidas töötavad rahvusvahelised sadamad Antwerpenis, Rotterdamis, Amsterdamis. Ja me tõime Eestisse Tallinna Sadamasse üle landlord-tüüpi sadama struktuuri, mis on tänaseni Tallinna Sadama tegutsemise alus. See tagab sadamaoperaatoritele investeerimise ja töökindluse. Üks huvitavaid töid oli, kui mind määrati Majandusministeeriumi ja Teede- ja Sideministeeriumi ühendamise komisjoni. Minule oli antud ülesandeks lahendada õiguslikult ühendamise alused. Nimelt tuli muuta valitsuse seadust ja mitmeid teisi seadusi ja määrusi, et selline ühendamine
läbi viia. Samas mul on tulnud protsessida Vabariigi Valitsusega. See oli siis, kui valitsuse korraldusega otsustati müüa 49% elektrijaamade aktsiatest Ameerika kontsernile Energy hinnaga circa $100 miljonit. Kui see sai teatavaks, siis 10 000 eestlased andsid allkirja selle tehingu vastu ja palusid valitsusel korraldust tühistada. Kahjuks valitsus keeldus korraldust tühistamast ja siis Riigikogu opositsioonierakonnad pöördusid minu poole ja meil tuli esitada kaebus Tallinna halduskohtusse nimetatud korralduse tühistamiseks. Protsess kestis paar aastat ja lõpuks me saime oma valitsuse korraldust tühistati. Ma hiljem vaatasin hoolikalt Eesti Energia majandusaasta aruanded ja ma nägin, et Eesti Energia iga aasta genereeris kasumit üle 100 miljoni euri. Aastaid hiljem selgus, et Energy läks pankrotti. Pankrotihaldur oleks nähtavasti müünud ka Eesti Energia aktsiad ja nende kontroll oleks läinud teadmata isikute kätte. Ma usun, et see on suurim võit, mis ma olen Eesti jaoks saavutanud. Raivo, kas sul on olnud aega ja mahti tegutseda ka millegi muuga advokaaditöö kõrvalt? Ma leian, et iga inimene peab tegema head. Ja hea tegevus teeb ühiskonda tugevamaks. Ma ise olen olnud 20 aastat Tallinna Lastehaigla toetusfondi liige ja võin kinnitada, et eestlased on väga abivalmid ja toetavad nõrgemaid. Aastast aastasse on eestimaalased abivajaid aidanud üha enam ja enam ja mul on sellest isiklikult väga hea meel. Mida head on sul öelda tänase Eesti Vabariigi kohta? Ma olen käinud paljudes riikides asju ajamas. Ma võin kinnitada, Eesti riik on edukas, aus, läbipaistev, hea riik, kus elanikel võrreldes teiste paljude arenenud riikidega on väga hea elada. Meil on kindel õigussüsteem. Minu pojatütar ütleb, et me elame ilusal Eestimaal. Ma absoluutselt nõustun temaga. Me võime uhked olla oma kalli kodumaa üle. Aitäh sulle, Raivo, ja tänan ka kohvi eest. Tänan sind samuti. Ja aitäh teilegi, kallid sõbrad. Tänane saade oli väike pilguheit möödunud 31 aastale Eesti Vabariigis läbi vandeadvokaat Raivo Lausi silmade. Aitäh, et olite koos meiega ja järgmise korrani.